Maiduk, Kebab, life coach. Kõik need asjad, tere. Et esiteks siis, kas ma hääldan seda üldse õigesti? Jaa, no mulle meeldib niimoodi rohkem. Öeldakse aga Maiduk, aga ma ei ole nagu pahane, kui nii öeldakse, aga see natuke kriibib. Aha. Maiduk on ikkagi selline üsna, ma ütleks, mütoloogiline hääldus. Jaa. Ta kõlab, esimene asi, mis mul meelde tuli, sellega oli see Marduk, mingisugune kaitsejumal kuskilt. Jaa, Tekken 5 üks tegelane ka. Aha. Ma arvan, et sealt see laen tuleb, kuigi see ei olnud otseselt plaanis, et ma panen selle jumalane järgi, aga mulle tundus pärast tagant järele, et ma olen sealt seda laenanud küll. Aga miks siis selline nimi ja miks Kebab ja miks ja life ja coach ka? Aha, no põhimõtteliselt hakkame otsast peale. Sündisin. Ja siis mõtlesin, et võiks oma 20-ndates endale mingisuguse karakteri luua, kelle nimi sarnaneb jumalale. Et siis ennast jumalana tunda ei. Seda plaani tegelikult ei olnud. Ma ei mäleta üldiselt paari esimest aastat nagu pärast oma sündimist. Aha. Ma ei tea, kuidas sul on. Väga ägune on. Ma ei mäleta isegi, millal mul esimene mälestus oli. Ma arvan, et isegi kuskil 5-aastaselt alles. Need on nii üle kirjutatud juba praeguseks, need enam ei ole tõesed. Need on nagu Vietnami nende veteranide mälestused, mis on juba nüüdseks nii palju ära muutunud, et polegi vahet seal juurelda, aga ma põhimõtteliselt siis võtsin Töötukassast nagu koolituse. Nii, räägi. Natukene tuli üks sõbra lugu just meelde. Natukene liiga kallis koolitus, aga Töötukassa maksis selle eest ja siis ja seal tuli luua nagu ettevõte, et niimoodi treeningu mõttes. Ja siis ma mõtlesin, et kuna ma suur kebabi fänn olen, et siis ma mõtlen enda kebabi businessi välja ja siis see kõlab Maiduk Kebab kõlabki nagu selline ehtne kebabi koha nimi. Ja siis sealt see tuli, jah. Esimene video, kusjuures minu sõber lilla vedrustusega Bemmiga tervitab sind, kes oli siis sinu videos 2 Bemmiga. Tema saatis mulle sinust esimese video, kus sa rääkisid, et Miami on siis näfi peal üles ehitatud. Ja siis ma nagu vaatasin, jah, et mis sa siis oled, kui sa oled kebabi ettevõte ja ka life coach ja ka siis koomik, nagu ma aru saan, ja räppar. No jah, tead, vaata, see vist ongi niimoodi, et ega see kogu... seal on palju nüansse. Tegelikult algselt ütleme selle... kõige algusest see asi tuli sellest, et ma tundsin, et ma tahan enda loominguga tegelema hakata. Et enne ma korraldasin mingit teist asju ja siis tuli see Töötukassa. Siis mul tuli see kebabi laul ja siis ma mõtlesin, et selle laulu nagu promoks ma teen nagu selle nagu fake kebabi businessi on ja. Aga mis siis juhtus oli see, et see kebabi business läks oluliselt vairalimaks nii-öelda kui see laul. Sellest ei ole midagi. Et siis tekkiski selline kompott nagu sellest. Et see oli nagu tegelikult see algne nagu plaan. Ja siis veel juhtus, et siis juhtus veel niimoodi, et ma olin kuidagi seda kebabi businessit nagu nii kavalalt või midagi teinud, et kutsuti toitlustama mingitesse kohtadesse. Ja siis ma mõtlesin, et aga eks ma siis teen selle välja mõeldes ja nagu päris asjaks, et mingi pop-up asjaks. Eesti Esu.